Tere! Olen Rimmi-peakokk Jörgen kohal ja kuna Halloween on tulemas, siis varu veidi kõrvitsaid ja veidi aega, sest täna küpsetame risottot kõrvitsas. Selleks, et sul kõrvits veatult õnnestuks, pese kõrvits, lõika kuppel maha, uurista seest seemnid ja sisu välja. Kõrvits on puhastatud ja nüüd uuristame pähe näo. Selleks, et nägu tuleks kena, kasutame harilikku pliiatsit ja joonistame endale ette. Kuna me küpsetame siin kõrvitsas risotot, siis on meil hea teha nägu võimalikult ülespoole ja vastavalt sabloonile saab siis lõigata. Tada! Risotot täna valmistame siis ingveri ja kurkumiga, et annaks võimalikult palju soojust ja energiat sulle. Kõigepealt alustame sibula, küüslaugu ja ingveri puhastamisega. Ingverit läheb siis vaja selline pöidlasuurune jupp. Risotto sisse läheb meil terve sibul ja küüslauku paneme 3 küünt. Sibul, küüslauk ja ingver on meil ette valmistatud. Nüüd riivime meil juustu ja võtame kõik toorainet kaasa pliidi juurde. Ükski risotto ei valmi ilma parmesanita ja juust annab soolasuse ja kreemisuse. Me oleme jõudnud siis pliidi taha. Risotto puhul väiksed nõksud. Risotto vajab armastust ja hoolt. See tähendab, et kõik vedelikud me lisame vähehaaval ja pidevalt segades. Siis riis imendab ilusti maitsed endasse ja ei kõrbeda meil põhja. Aga hakkame siis peale. Kõigepealt siis oliivõli. Lisame sibula küüslaugu. See on see sibul, mida meil on vaja. Väga ilus. Nüüd lisame siia riisi. Ja risotto puhul siis kindlasti ka seda riisi kuumutada veidi. Et näete ka, et paar minutit pannil, siis värvus ka muutub kuidagi valgemaks. Kui riis on kuuma saanud, siis oleme valmis lisama valge veini. Siis valgest veinist saame siis risotole selle mõnusa happesuse. Vein on alla keinud, nüüd on aeg siis lisada kurkum, veidi soola ja vähehaaval hakkame lisama puljongit. Risotto on siis circa 10 minutit podisend, vahepeal meekime. Kui kõva riisitere on, ütleme niimoodi, et pool tööd on tehtud. Aeg on lisada siis juust, et me saame selle kreemisema sisu ja kindlasti maitsest ta peab olema harilikust maitsekam, et sul on tugevalt kurkumit tunda, ingverit ja soolasust, kuna pärast me segame selle kõrvitsa sisuga kokku, et ta peab ka kõrvitsale maitset andma. Ja kindlasti lisame veel puljongit, et ta peaks olema selline pea supilaadne. Kui me kõrvitsasse paneme, siis ta küpseb seal edasi ja riis paisub, et seda vedelikku kindlasti ei tohi ära unustada. Ja aeg siis täita meie rõõmus kõrvits. Kõrvits on risottoga täidetud ja paneme ta pooleks tunniks 200 kraadi juures ahju. Ja kõrvits on meil ahjus, sellel ajal on hea mõelda, kuidas me serveerime. Mulle meeldib kasutada erinevaid seemneid pähkleid, aga need seemneid pähklid maitsevad kõige paremini siis, kui need on röstitud. Siis tuleb see hea maitse välja, selleks siis kõrvitsaseemned ja seedermänni seemned. Ja ootame, millal siis lähevad kuldseks ja hakkavad kõrvitsaseemned vaikselt nii-öelda pragunema, siis on nad kõige paremad. On kuulda, kuidas praksub ja nüüd enne, kui ma ära võtan, siis ma väga väheke panen siia oliivõli ja natuke soola. Ja kindlasti tuleb nad pannilt ära võtta, sest muidu nad küpsevad edasi. Ja järgmisena paneme samale pannile salvei, mis sobib ideaalselt kõigi kõrvitsaroogadega. Et paneme natuke õli, paneme õli sisse salveid, kuumutame veidi ja siis tõstame rätikule nõrguma.
Ja aeg on kõrvits välja võtta. Ja nüüd siis segame kõrvitsa viljaliha risottoga segamini. Ja ongi jäänud vaid serveerida. Ja nagu näha, siis risotto ja kõrvits on ilusti segunenud. Kindlasti soovitan proovida maitsestamata kohupiimaga seda risottot, see on väga hea kombo. Siis kindlasti meie röstitud seemned ja õrn salvei. Ja valmis ta saigi. Tarbime targalt, ärme viska kõrvitsa sisu minema. Tee kodus järgi ja mulle head isu. Väga hea. Paneme veidi juustu ka. Aitäh teile vaatamast ja kohtume järgmine kord.